Tere tulemast elamumessile. Mina olen Olesja Sõue, elamumessi turundus- ja kommunikatsioonipartner. Mul on rõõm tutvustada teile Janeti Aubetechist. Jah, Aubetechist just. Räägi meile Aubetechist, mis asi see täpselt on? Aubetech on siis arendus ja nii-öelda production ehk tootmisettevõte, et me arendame siis ja toodame ka isesõitvaid liikumislahendusi või täpsemalt isesõitvaid sõidukeid, aga see on nagu palju rohkem, et seal on nii tarkvara kui ka see füüsiline buss, mida me siis ehitame nagu kokku. Ja põhimõtteliselt see pakub lahendusi siis sellisele fenomenile nagu on last mile või first mile lahendused, ehk näiteks viiakse sind enda korterist lähimasse bussijaama või rongijaama ja nagu sinu huviobjektidele. Meil on mitmeid erinevaid kohti, kus me opereerime ja võin siis nendest neid mainida hiljem, kui vaja on. Ma saan aru, et elamumessil on külalistel võimalik ise liikuva bussiga ka proovida sõita. Absoluutselt, et siin ta siis ühendab selle, ma võin pikkuses eksida, ka umbes 2-3 kilomeetrit, mis ta siis ühendab selle ülemise ala siis alumisega, et inimesed ei peaks seda ise kõndima. Ja see on ideaalne, eriti praegu, kus on paduvihm väljas. Sellepärast meil ongi ka praegu on bussil päris suured järjekorrad, eks ole. Aga bussi mahub kui palju inimesi? Bussi mahub 7 inimest, istekohti on 8, aga kuna seadusandlus näeb ette, et seal peab olema nii-öelda ohutusoperaator, kes vajadusel sekkub, kui midagi tõesti bussiga peaks juhtuma, ehk tegemist on siis, ma kordan üle, iseliikuva bussiga, mis ongi programmeeritud ise sõitma ühest punktist teise siinsamas, aga kui midagi peaks juhtuma, et siis vajadusel Euroopa regulatsioonid näevad ette, et see operaator peab veel praegu sees istuma bussis. Aga millal on see tulevik käes, et ei pea operaator enam bussis istuma? See sõltub, lihtne vastus on, et see sõltub Euroopa Liidust, aga eks sellised tootjad ja arendajad nagu meie üle maailma tegelikult päris palju näeme vaeva sellega, et see tehnoloogia oleks juba seal valmis, et ka seadusandlus tuleks nagu meile vastu. Aga samas see oleneb ka rajast, et siin on üsna vähe liiklust, et siin toimuks see kindlasti palju kiiremini, kui näiteks meil vahest sõidab buss ka Ülemiste Cities, et seal võtab see kindlasti palju kauem aega, sest seal on lihtsalt nii palju rohkem igasuguseid võimalusi, et kust tulevad nagu jalakäijad, ülekäigurajad, stoppmärgid, lisaks on tramm, teised bussid, millega me peame seal arvestama, et see tõesti sõltub rajast. Meil on selline objekt nagu Tallinna lennujaam, kus me tegelikult, meil on esimene eesmärk võtta see operaator nii-öelda välja, sest lennujaam on nii reguleeritud, et seal on see mõeldav ja meie esimene nii-öelda eesmärk on selle aasta lõpuks, kus buss võiks olla tõesti ise sõitev. Olete elamumessile tulnud. Mis see peamine põhjus on? Mina ütlen ausalt, sellepärast, et meie buss on siin ja mul oli esinemine siin. aga mulle põhimõtteliselt ka endale meeldib arhitektuur ja nutimajad ja nagu kogu see fenomen, nagu, ja miks ma ka ise olen selles äris, et kõik see nagu tehisintellektile võib-olla üleminek ja see reguleeritus, mis mingis mõttes või otseses mõttes võiks ja peaks tegema nagu inimese elu lihtsamaks. Kuigi kes seda teab, mis võib valesti vahest minna, eks ole. Kas sa oled ise jõudnud juba natuke ringi ja vaadata neid maju elamumessi raames? Käisin siin ühe korra ringi küll, et väga-väga ilusad, väga hästi üles pandud majad, et väga huvitavad lahendused ja. Mis su enda isiklik lemmik on? Ma ütlen ausalt, ma nii palju ei jõudnud süveneda, aga kindlasti praegu võin öelda, et kõik meeldib. Elamumess on avatud veel pühapäevani. Tulge kindlasti läbi ja oodake ära ka Aubetechi bussi ja minge sellega sõitma. Tulge meie bussiga sõitma. Tema nimi on Mika. Nii et aitäh ja olete oodatud.